See oli ainus asi, mis tegi Venemaa suureks, mida oli külluses ja mis oli riigi majanduse selgrooks. See üks asi andis Putinile midagi, millest kinni hoida, kui tema sõjalised erioperatsioonid muutusid mitmeaastaseks sõjaks. Kuid Ukraina on selle ära võtnud. Ja enam ei ole see ainult sõda, mis on kontrolli alt väljunud. Venemaal on puhkenud kaos, kuna inimesed võitlevad bensiini pärast riigis, mis kunagi oli külluse maa. Või peaksime ütlema, et see oli kunagine külluse maa. Ukraina süvalöögikampaania on põhjustanud sellist valu, mida Putin kunagi ei oodanud. Ja selle hinna maksavad Venemaa inimesed. Venemaa arvas, et ta on sellest kõigest taastumas. Juuli lõpuks olid mõned rafineerimistehased taas tööle hakanud, mistõttu IntelliNews teatas, et on märke, et Venemaa 2-kuuline kütusekriis hakkab lõppema. Tanklates eemaldati piiranguid ja asepeaminister Aleksandr Novak teatas, et olukord stabiliseerub järk-järgult. Venemaa oli üle elanud oma naftarafineerimistehaste vastu suunatud mitmekuulise kampaania kõige raskema perioodi ning asjad hakkasid paremuse poole liikuma. Kui rängalt Aleksandr Novak eksis. Teine kütusepuuduse laine on alanud. See võib olla murdepunkt Venemaa rahva jaoks. Bensiinijaamad, mis hakkasid järk-järgult taas tööle, on suletud. 20. augusti raportis avaldas Euronews, et bensiin oli nüüd saadaval vaid 28% Venemaa tanklatest. Me ei räägi siin ühest piirkonnast, peame silmas kogu Venemaad. See 28% näitaja pärineb üleriigilisest bensiinimonitooringu rakendusest GoodBenz ning see järgneb nädalale, mil bensiin oli saadaval. 41% tanklatest. Nii et me ei näe siin ühekordset juhtumit. Me näeme kriisimustrit, kus tanklad saavad otsa just sellest ühest asjast, mida nad müüvad ja sellest ühest asjast, mille poolest Venemaa on tuntud. Masstootmises bensiini. Need kütusepiirangud, mis juuli lõpus tühistati, on nüüd selle teise kütusepuuduse laine ajal taas jõus. Moskvas ja ümbritsevates piirkondades, mis on justkui Venemaa kroonijuveel, kus inimesed peaksid olema sõjamõjude eest kaitstud. Parem kui mujal riigis on naftahiid Gazprom neftile kuuluvates tanklates kehtestatud 60-liitrine piir bensiinile tavapärastel tanklates ja 40-liitrine piir automaattanklates. Tatneft, mis on veel üks suur kütusetootja, on kehtestanud 60-liitrise piiri diislikütusele ja 50-liitrise piiri bensiinile. Teised piirkondlikud tanklad on läinud veelgi kaugemale, piirates juhte vaid 30 liitrini. Taugemaal on olukord veelgi teravam. Piiranguid ei ole kunagi tühistatud sellistes kohtades nagu Siber ja Venemaa Kaug-Ida. Krimmis pole praktiliselt üldse bensiini alles. Ukraina jätkab geniaalset asümmeetrilist strateegiat, mis on poolsaare Venemaa mandriosast isoleerinud. Me näeme, et nii pealinn kui ka Vene domineerimise kroonijuvel mõlemad võitlevad selle nimel, et saada kätte ressurssi, mida Venemaal peaks külluses olema. See on Putini jaoks alandav. Teised piirkonnad on kasutusele võtnud veelgi kummalisemaid meetmeid. Nii Lipetskis kui ka Orenburgis otsustavad kohalikud võimud, kes võib saada võimaluse oma sõidukipaaki bensiini panna, kasutades selleks kummalist numbrimärgisüsteemi. Ühel päeval tohivad bensiini järjekorda minna need, kelle numbrimärkidel on paaritud numbrid. Järgmisel päeval saavad seda teha need, kelle numbrimärkidel on paarisarvud. See toimub maal, mida peetakse kütuse poolest rikkaks. Nüüd peavad 10 Venemaa piirkonnad taas tegelema sellega, et bensiin ja diisel pole tanklates enam saadaval. Järjekorrad muutuvad hullumeelseks. Ja sama hullumeelseks muutuvad ka inimesed, kes on sunnitud tundide kaupa järjekorras ootama. Ajaleht Kyiv Post teatab, et kohapeal viibivate tunnistajate sõnul ulatuvad järjekorrad Moskvas nüüd kuni 1 kilomeetrini. Paljud ootavad asjatult, sest tanklad suletakse kütusetoodete puudumise tõttu. Teised tanklad pakuvad ainult diislikütust ja juhid räägivad taas, et nad on sunnitud külastama mitut tanklat, et avastada, et seal pole enam midagi alles. Kui nad lõpuks leiavad tankla, kus on kütust, veedavad nad tunde järjekorras, lootes meeleheitlikult, et kui nende auto jõuab aeglaselt kilomeetri pikkuse järjekorra lõppu, on neile veel midagi alles. Pinged on kasvanud. See, mis seni pinnal podises, on nüüd üle keenud. Vihased venelased, kes ei saa kätte ainsat asja, mida nende riik peaks suutma neile pakkuda, lasevad oma pahameelel välja puhkeda. Mitte veel Putini peale, vaid üksteise peale. Kaos on puhkenud, kui järjekorrad venivad aina pikemaks. On hakanud ilmuma kaadreid tavalistest inimestest, kes on viidud viimase piirini, kes tulevad autost välja ja lähevad teistega kaklema, olles sattunud sellesse olukorda tänu Kremli ebakompetentsusele ja Ukraina rafineerimistehaste ründamise strateegiale. Iga väike solvang ja iga pisirikkumine on nüüd päästikuks, sest vägivald puhkeb seisvate autode juures, kui juhid ootavad oma järjekorda tanklas. X-i konto. Let's Arm Ukraine ei tunne mingit kaastunnet. Jagades üht vägivalda kujutavat videot, ütleb kanal, et traditsiooniline Vene jõhkrus kütuse pärast on Moskva tänavatele tagasi tulnud. Öine pardakaamera salvestis näitab täiskasvanud mehi keset teed kaklemas, loomade kombel viimaste bensiinitilkade pärast võitlemas.
See on Ukraina rafineerimistehaste ründamisstrateegia geniaalsus. See ei seisne ainult selles, et võtta Kremlilt raha, mida neil on vaja Ukraina sissetungi jätkamiseks. Iga kord, kui rafineerimistehas rivist välja langeb, muutub kütusepuudus hullemaks ja Venemaa peab oma enda inimestega tegelema. Vene ühiskond laguneb koost. Venemaa rafineerimistööstus on 2026. aastal kokku kukkunud, kuna Ukraina rünnakud rafineerimistehaste vastu on muutunud ainult suuremaks ja agressiivsemaks. Mõte rünnata rafineerimistehaseid ei ole midagi uut. 2025. aastal kasutas Ukraina seda lähenemist väga edukalt, tekitades ka tol aastal kütusekriisi. See kriis kestis mitu kuud, enne kui Venemaal õnnestus olukord vähemalt mõneks ajaks kontrolli alla saada. 2026. aasta olukord on palju hullem. Ukraina rünnakud on põhjustanud 2 eraldi kütusekriisilainet, mida katkestas vaid mõne nädala pikkune periood, mil Venemaa arvas, et suudab olukorra taas kontrolli alla saada. Vene Forbes arvutas, et kahjustatud rafineerimistehased moodustavad nüüd 54% riigi kogu rafineerimisvõimsusest. See tähendab, et üle poole Venemaa rafineerimistehastest on kas suletud või töötavad piiratud võimsusel. Igapäevane kütusetootmine on nii madal, et on tekkinud defitsiit. Juulis langes bensiinitoodang umbes 80 000 tonnini, samas kui hooajaline nõudlus ulatub kuni 120 000 tonnini kuus. Lühidalt tähendab see, et Venemaa toodab 35% vähem bensiini, kui tema rahvas vajab, ja just seetõttu näeme järjekordi. Putin kirjeldab olukorda kui mittekriitilist, ta valetab. Augusti alguseks oli Venemaa naftatöötlemine langenud 24 aasta madalaimale tasemele, kõik tänu Ukraina droonirünnakutel. Juulis töötlesid Venemaa rafineerimistehased 3,6 miljonit barrelit toornaftat päevas, mis on vähem kui 2020 ja 2025 aasta vahelise keskmise 5,3–5,6 miljoni barreli päevas. Venemaa pole midagi sellist näinud alates 2002 aasta maist ja olukord ei parane sugugi. Ukraina ründas juulis 18 Venemaa rafineerimistehast, millest tähelepanuväärseim oli rekordiline 2500 kilomeetrine rünnak Siberis asuva Omski rafineerimistehase vastu. Kuid probleemi ei põhjusta ainult rünnatavate rafineerimistehaste arv, oluline on ka see, kuidas Ukraina neid ründab. Ukraina ei ründa lihtsalt rafineerimistehast ja ei jäta asja sinna paika. Kui rafineerimistehas on pihta saanud, muutub see korduvate rünnakute sihtmärgiks. Ryazani rafineerimistehas on selle täiuslik näide. See on pidanud alates 29. juulist toime tulema peatatud või häiritud töötlemisega, kuna Ukraina droonid ründavad pidevalt. Sama kehtib Volgogradi ja Saratovi rafineerimistehaste kohta. Ukraina ründab korra, tekitab kahju ja ründab siis uuesti, takistades remondibrigaadidel tööle asumist, mis hoiab rafineerimistehased veelgi kauem rivist väljas. Ja mõjutatud pole ainult kütus. Nagu United 24 Media 19. augusti raportis välja toob, on mootoriõli hind Venemaal tõusnud lausa 100%. Isegi kui venelane saab oma paaki bensiini, muudavad need hinnatõusud põhiliste määrdainete puhul tavahoolduse kallimaks kui kunagi varem. Tavaline autojuht tunneb, nagu teda tabatakse igast küljest. Kõik sellepärast, et droonid lendavad rafineerimistehastesse kümnete, kui mitte 100 kilomeetrite kaugusel sellest kohast, kus nad ise seda mõju tunnevad. Ainus asi, millele need autojuhid loodavad, on see, et Kremlil on töös mingid lahendused, mis lõpetaks kogu selle kütuse kaose. Selles osas küll. Kremlil on lahendused olemas, aga need ei ole need, mida tavaline vene inimene näha tahaks. Karmid repressioonid, otsesed valed ja täielik muutumine kütusehiiglasest meeleheitlikuks importijaks. See on kõik, millega Kreml välja suudab tulla. Aga enne kui me sellesse süveneme, tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui saate kanalilt uusi teadmisi, siis ärge unustage tellida ja märguanded sisse lülitada, et ei jääks ühestki meie videost ilma. Venemaa praegune lahendus järjekorra kaosele oma tanklates on repressioonide käivitamine. 21. augusti raportis The Independent teatas, et Putin laseb Venemaal inimesi arreteerida selle eest, et nad kurdavad kütusepuuduse üle. Ja on mitmeid näiteid. Mäletate Volgogradi, piirkonda, kus korduvad rünnakud on rafineerimistehase töö peatanud. Seel arreteeris politsei 5 inimest lihtsalt selle eest, et nad filmisid videopöördumist Venemaa uurimiskomitee juhile Aleksandr Bastrõkinile. Selles pöördumises nõuti vastuseid, miks said kohalikud ametnikud prioriteetseid kütusekaarte, samal ajal kui avalikkus jäi tühjade kätega. Kreml nimetas seda loata avalikuks kogunemiseks ja on määranud trahve. 5 inimest filmivad videot. Praegu Venemaal on see loata avalik kogunemine, mis kõlab sama hullumeelselt, kui see tegelikult on. The Independent teatab, et Permis sai kohalik elanik Lev Samoilovski $120 suuruse trahvi lihtsalt selle eest, et mainis oma Telegrami kanalil protesti, kus on vaid 44 jälgijat.
Selline on nüüd Venemaa jälgimisühiskonna ulatus. Meest, kellel on peaaegu olematu kohalolu sotsiaalmeedias, jälgitakse ja karistatakse ikkagi lihtsalt selle eest, et ta tõstatas võimaluse, et võib-olla, lihtsalt võib-olla koos teistega kurta selle üle, mida Putini sõda on Venemaa rahvale toonud. See on hirmutamine, seda ei saa teisiti kirjeldada. Kreml soovib, et vene rahvas nii taluks kui ka vaikiks. Lõppude lõpuks, kui venelased ei kurda kütusekriisi üle, siis Putini ja tema kaaslaste silmis kaob kriis justkui võluväel. Mida rohkem hääli Kreml suudab vaigistada, seda lihtsam on Venemaa võimudel oma rahvale öelda, et nad peavad oma silmaga nähtut ja kõrvaga kuuldut eirama. 18. augustil väitis Venemaa energeetikaminister Sergei Saveljev absurdsel kombel, et bensiin ja diislikütus on endiselt kõikjal saadaval. Samas paradoksaalselt väites, et ta on järjekordade probleemidest teadlik ja et ministeerium töötab selle probleemi lahendamise nimel. Kumb siis on, Saveljev? Kui kütust oleks kõikjal, siis probleemi, mida sa lubad lahendada, olekski olemas. Nojah, mõnes piirkonnas, kus piirangud kehtivad, on tõesti kütust olemas, nii et Saveljev on tehniliselt õige. Aga see ei tähenda eriti midagi nendele venelastele, kes raiskavad oma elu oodates kütust, mis võib olla juba otsas selleks ajaks, kui nad tanklasse jõuavad. See on nii ükskõikne vastus kriitilisele probleemile. Täielik inimlikkuse puudumine, mida Kremlilt praegusel hetkel võidki oodata. Aga kui tahad rääkida ükskõiksusest, siis on veel Putin. Ta on olnud sama ükskõikne kui Saveljev, kui ta on tegelenud Venemaa kütusekriisiga, väites. Sellistel rünnakutel ei ole mingeid kriitilisi tagajärgi. Neid pole olnud ja neid ei saa ka olla, kuid loomulikult tekitavad need meile kahju. See on ilmne. Me mõistame seda, me näeme seda ja me teame seda. Järjekordne vale. On ilmselgelt kriitilised tagajärjed, selle väite viimane osa on täis tühje sõnu. Kui probleemiks on see, et 5 inimest kurdavad kütuse üle, siis sel juhul on Kreml kohe tegutsemas. Aga veelgi hullem, kui kütusepuuduse teine laine tema riiki raputas, oli Putin probleemist nii kaugel kui võimalik. Ta külastas Kuriili saari Jaapani lähedal, püüdes kinnitada Venemaa võimu selle saarestiku vaidlusaluse osa üle. Kuid sellel geopoliitilisel tagajärjel pole mingit tähtsust venelaste jaoks, kes võitlevad kütusekriisiga. Saari külastades käis Putin ka kalatöötlemistehases, kus ta maitses kaaviari. Kui tema rahvas kodus põhivajaduste pärast järjekorras seisis, nautis Putin luksuslikku toitu ja viskas isegi nalja, et talle maitses see nii väga, et tahaks seda Moskvasse kaasa võtta. See on Putin lühidalt öeldes. Ta on nagu Marie Antoinette, kes ütleb oma rahvale, et nad sööksid kooki, samal ajal kui nad kannatavad. Ja me kõik teame, mis temaga juhtus, kui ta Prantsuse giljotiini juurde sattus. Öelda, et Venemaa kohtleb oma rahvast halvasti, oleks veel leebe väljend, sest riiki tabas juba teine kütusepuuduse laine. Kuid repressioonide ja valede varjus püüab Venemaa astuda ka mõningaid praktilisi samme kriisi lahendamiseks. Püüab on siin võtmesõna, sest see, mida Venemaa teeb, pole probleemi lahendanud. Iga samm, mille Kreml astub, paljastab hoopis Venemaa meeleheite. Siseturuvarustuse kaitsmine on olnud esimene ja kõige loogilisem samm, mille Kreml on astunud. Kütuse ekspordile kehtivad keelud, mille Kreml kehtestas juulis. Kui soovite kaudset tunnistust selle kohta, kui tõsine probleem tegelikult on, siis see tuli juuli lõpus, kui Venemaa teatas, et bensiini ja diislikütuse ekspordikeelud pikenevad kuni 2027 aasta jaanuarini. Kütuse hoidmine Venemaal on mõistlik, kuid see ei lahenda probleemi. Samuti ei lahenda seda ka kütuse kvaliteedistandardite leevendamine, mille Venemaa kehtestas augusti alguses. Peaminister Mihhail Mishustin on allkirjastanud määruse, mis lubab Venemaal kuni 1. juulini 2027 toota, importida ja müüa madalama kvaliteediga Euro 2, Euro 3 ja Euro 4 kütuseid. Teatab ajaleht The Moscow Times. Nii et see on venelaste jaoks suurepärane. Kremli võimud loobusid neist kütustest ja läksid üle Euro 5-le. 2016 aastal, sest madala kvaliteediga kütused paiskavad õhku rohkem väävlit. Nautige korraliku portsusudu ja saastet, kui te bensiinijaamades järjekorras seisate, venelased. Ükski neist lähenemistest pole Venemaa jaoks seni toiminud ja just siin näeme, kuidas tegelikud nõrkuse märgid mängu tulevad. Kuna Kreml ei suutnud kodumaiste meetmetega kütusekriisi lahendada, on nad pidanud hakkama abi paluma. Venemaa, mis on üks maailma naftahiide, on pidanud põlvili minema teiste riikide ette, kuna hakkas importima kütust, mida ta kunagi ise tankerite kaupa tootis. Kütus jõuab juba Valgevenest raudteed mööda Venemaale, teatab Euronews. Ainult juulis püstitas Valgevene ekspordirekordid saates Venemaale 212 000 tonni bensiini ja 162 000 tonni diislikütust. See on lühiajaline leevendus. Valgevene suur Novopolotski rafineerimistehas läheb detsembris plaanilisele hooldusele, mis tähendab, et Volga piirkonna venelased jäävad peagi ilma kütusest, mis neid seni on aidanud. Juuli alguses läks Venemaa samuti Kasahstanilt abi paluma, küsides 50 000 tonni EIA-92 bensiini, et leevendada kütusepuudust.
aga see tuli tõenäoliselt Kasahstani nõudmisega saada vastu lennukikütust. Nii et Putin on sunnitud selle tehingu nimel ühte auku teisega lappima. Teist kütust tuuakse Marokost ja Indiast. Maroko on esmakordselt Venemaale kütust eksportimas, mis näitab, kui meeleheitlikult Kreml püüab oma kütuseprobleemi lahendada. Mis puudutab Indiat, siis see on omaette huvitav lugu. India on üks Venemaa toornafta suurimaid ostjaid. Venemaa saab endiselt müüa toornaftat, mis on bensiini ja teiste rafineeritud naftatoodete põhikomponent. Nii et me näeme, kuidas Venemaa müüb oma toornafta Indiale, mis seejärel rafineerib selle kütuseks ja müüb selle kütuse tagasi Venemaale. See pole see, kuidas see suhe peaks toimima. Toornafta tulud peaksid olema maksustatud ja suunatud Ukraina sõja rahastamisse. Aga nüüd läheb see maksustatud tulu otse tagasi Indiasse, mis tähendab, et sellest pole Venemaale üldse mingit kasu. Kõik see jätab Venemaa halba olukorda. Septembris on oodata puudujääke, kuna Valgevene võtab ühe oma 2 suuremast rafineerimistehasest ajutiselt rivist välja. Ja ega Ukraina ei lõpeta oma rünnakuid rafineerimistehaste vastu. Kruvi keeratakse aina rohkem kinni. 21. augustil korraldas Ukraina järjekordse rünnaku Permi rafineerimistehase vastu, mis asub üle 1500 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Järgmisel päeval külastasid droonid Novokuibõševski rafineerimistehast Venemaa Samara oblastis, põhjustades tulekahju rajatises, mis töötleb aastas 8,8 miljonit tonni toornaftat. Ainus lootus, mis Venemaal nüüd on see, et sisetarbimine langeb nii palju, et nende räsitud rafineerimistööstus suudaks kuidagi järele jõuda. Lõppude lõpuks ei suuda Venemaa olemasolevad kaitsesüsteemid selgelt Ukraina droone peatada. Enne kui me video lõpetame, on sellele loole veel üks väike pööre. Kui me läheme Lõuna-Dagestani, on seal tekkimas teistsugune probleem. Raske ilm on katkestanud elektrivarustuse kogu vabariigis. 10. augustil jättis üks juhtum 77 Dagestani asulat elektrita. Selgituseks, miks see oluline on. Dagestan on Venemaa Föderatsiooni vabariik ja selle elanikud ei ole rahul. Elektrikatkestused algasid 6. augustil ja need vallandasid protestilained, mille käigus tulid rahvahulgad tänavatele ning peatasid liikluse täielikult. Võimud proovisid kõike, et proteste maha rahustada. Inimestele tehti üleskutseid mitte kasutada suure energiatarbega seadmeid ning võimud väitsid, et süüdi on tehnilised rikked. Aga ajavahemikus 6. kuni 13. augustini olid Dagestanis püstitatud 3 barrikaadi. 2 juhul 3 taastati elektrivarustus mõjutatud piirkondades kiiremini, kui see oleks juhtunud ilma protestideta. Me mainime seda kõike ühel lihtsal põhjusel. See, mis just Dagestanis juhtus, on märk sellest, et piisavalt suured protestid Venemaa regioonis võivad muutusi peale suruda. Dagestan, nagu paljud teised piirkonnad, mida Venemaa kütusekriis praegu mõjutab, asub Venemaa äärealadel. See ei ole Moskva lähedal, seega on see rahastamise seisukohalt madala prioriteediga. Kuid rahvasurve sundis muutuse tegema. Võib-olla kuulevad ka teistes Moskva-välistes piirkondades Vene inimesed bensiinijaamade järjekordades sellest ja pööravad sellele tähelepanu ning võivad hakata mõtlema, et kui see töötas Dagestanis, võib see töötada ka siin. Lõppude lõpuks on Ukraina võtnud ära selle ainsa asja, mis tegi Venemaa suureks. Ainus põhjus, miks see juhtus, on see, et Putin alustas sõda, mida ta ei suuda lõpetada. Võib-olla ei lähe kaua aega, enne kui näeme inimesi üle kogu Venemaa kogunemas, et anda Kremlile täpselt teada, mida nad arvavad sellest, mis nendega toimub. Siis ei pea Putin enam muretsema bensiinijaamade järjekordades valitseva kaose pärast. Siis on probleemiks mäss Kremli vastu. Ja samal ajal, kui kõik need puudused Venemaad laastavad, ei lähe Kremlil ka lahinguväljal sugugi paremini. Ukraina on lõunas läbimurdeid saavutanud, võtnud tagasi 10 asulaid, vabastanud territooriumi ja põhjustanud suuri kaotusi. Sellest kõigest saad rohkem teada, kui vaatad meie videot. Aga enne kui lahkud, kas sulle meeldib meie kajastus? Telli kanal ja jaga oma mõtteid allpool. Kui soovid toetada neid päris inimesi, kes selle kanali taga on, siis kaalu liikmeks hakkamist, et saada eksklusiivset sisu. Ja aitäh vaatamast!